Tere tulemast teise mooduli teise õppetundi. Oled määratlenud oma brändi ja oma positsiooni. Nüüd paneme selle tööle digiturundusega. Kuidas võrgus õigeid kliente ligi tõmmata, kasvatada ja ostuni jõuda? Sukeldume sisse. Iga klient liigub lehtri läbi 3 etapis. Esiteks teadlikkus, just nii avastavad nad, et sa oled olemas. Protsessiklipid, suusõnaline soovitus või kohalik meedia. Teiseks hindamine, just nii nad sind kaaluvad. Sinu portfoolio, üks kliendilugu, lihtne, kuidas ma töötan leht. Kolmandaks konversioon, just nii nad lõpuks sind palkavad. Enamik loovinimesi teeb ainult keskosa, lisa ülemine ja alumine ning päringud kasvavad. 4 viga panevad lehtri lekkima. Esiteks ainult portfoolil põhinev turundus, töö näidatud ilma kontekstita. See vastab, kas sa oskad seda teha, aga mitte, miks sind valida. Teiseks teadlikkus ilma konversiooni teeta. Sa tekitad huvi, seejärel kaotad selle ilma lingi või päringu vormita. Kolmandaks puudub kasvatamise etapp, hüppad otse pakkumise juurde. Ja neljandaks ebajärjepidev postitamine, vaikus mõjub ebastabiilsusena. Sisustrateegia algab ühest muutusest küsimuses, mida sa esitad. Enamik loovinimesi küsib, mida ma täna postitama peaksin. Selle asemel küsi, millisele küsimusele proovib su ideaalne klient vastust leida. Vasta nende küsimustele lehtri igas etapis. Harida neid nende valu osas, seejärel näita oma protsessi. Seejärel tõesta oma väärtust päris juhtumi uuringuga. Ehita sisu kliendi vajadustele, mitte ainult oma loomissoovile. Esimene rida otsustab, kas keegi ülejäänut loeb. Seega kasuta oma konksude jaoks tõestatud tekstivalemeid. Aita, tähelepanu, huvi, soov, tegevus, universaalne struktuur. Pas, probleem, võimenda, lahenda, nimeta valu, keera pinget, leevenda. Paab enne pärast sild, nende maailm praegu, parem ja sina kui sild. Ja 4 uud, kasulik, kiireloomuline, unikaalne, ülitäpne. Kirjuta 10 konksu ja jätta alles ainult 1. Peaaegu igal postitusel, mis muudab huviostuks, on sama kuju. Konks lugu, pakkumine. Konks peatab kerimise 1 reaga. Julge väide, küsimus või üllatav tulemus. Lugu teenib kiiresti usalduse, päris klient ja see, mis muutus. Pakkumine ütleb neile järgmise sammu. Enamik loovinimesi tabab loo, aga unustab mõlemad otsad. Sa ei vaja lõputult uusi ideid, sa vajad taaskasutust. Alusta ühest tugevast juhtumi uuringust. Võta välja 10 sotsiaalmeedia postitust, igaühes 1 mõte. Muuda see pikaks blogiartikliks, optimeeritud otsingu jaoks. Saada see kuisside taguse uudiskirjana. Lõika 60 sekundiline enne ja pärast reels. Ja võta 3 tsitaati pakkumiste jaoks, 1 tipp, palju formaate. Otsingumootorile optimeerimine teeb su portfoolio otsivatele klientidele nähtavaks. Võti on kasutada kliendi keelt, mitte loomežargooni. Sa võid end nimetada interdistsiplinaarseks visuaalkunstnikuks. Aga su klient otsib pakendidisainerit toidutootjatele. Kliendi otsingud väljendavad probleemi, teenust ja asukohta. Mitte loomingulist identiteedisilti. Kirjuta oma kliendi keeles hetkel, mil ta sind vajab. Kui tead oma märksõnu, paiguta need viide suure väärtusega kohta. Sinu veebilehe pealkiri ehk 1 teenus pluss asukoht. Sinu metakirjeldus konkreetne tekstilõik otsingu tulemustes. Sinu pildi alt tekst, kirjelda iga portfoolio pilt. Sinu juhtumi uuringute pealkirjad, raamitud kliendi probleemi järgi. Ja sinu teenuselehe tekst, 1 märksõna lehe kohta. Kirjuta kliendi otsingu jaoks, mitte teistele disaineritele. Sa ei saa olla kõikjal võrdselt aktiivne. Keskendu 1-2 platvormile, kus su kliendid otsustavad. Instagram sobib visuaalsetele loovinimestele, jälgi salvestusi, mitte ainult meeldimisi. LinkedIn sobib ettevõttelt ettevõttele loometeenustele. Behance teenib agentuuritööd ja tuntust. Ja sinu e-posti nimekiri on ainus kanal, mis sulle tõeliselt kuulub. Kasuta platvorme leviku jaoks, aga suuna liiklus oma veebilehele. 4 postitust nädalas oma põhiplatvormil, igaühel selge ülesanne. Esmaspäev on teadlikkus, hariv mõte. Kolmapäev on hindamine, briifi tagant. Probleem, sinu mõttekäik ja tulemus. Reede on konversioon, kliendilugu, mis lõpeb broneerikõne. Ja pühapäev on bränd, sinu väärtused ja protsess, mis muudab sind inimlikuks. Planeeri teemad, teosta, seejärel vaata üle ja panusta võitjatele. Erinevalt sotsiaalmeedia platvormidest kuulub su e-posti nimekiri sulle. Kui algoritm muutub, jääb su nimekiri püsima. Kasvata seda 3 eetilisel viisil.
Meelitaja tasuta ressurss, mis lahendab ühe konkreetse probleemi. Portfoolio uudiskiri, mille eest tasub jääda tellijaks. Ja otsene kutse pärast iga tutvumiskõnet. Seejärel saada 3 väärtuslikku kirja iga ühe kutse kohta. Sa ei vaja suuri reklaamieelarveid, et kaugemale jõuda. Suursõnaline soovitus on tasuta ja endiselt tugevaim kanal üldse. Instagram ja Etsy lasevad käsitöölistel otse näidata ja müüa. Ja kui su koduturg on väike, lisa 1 ingliskeelne leht. See avab kliendid teistes riikides. Kui testid reklaame, piisab 2–5 eurost päevas õppimiseks. Maksa reklaamide eest alles siis, kui päringud tulevad juba ise sisse. Tasuline reklaam suudab võimendada süsteemi, mis juba toimib. Aga käivita reklaamid liiga vara ja vabad vett katkisesse ämbrisse. Google'i otsingureklaamid jõuavad kõrgeima kavatsusega klientideni. Nad juba otsivad su teenust. Metareklaamid on parimad su lehte külastanud inimeste taassihtimiseks. Ja LinkedIn pakub täpset ärisihtimist kõrgeima kuluga. Kui sa ei suuda päringuid orgaaniliselt saada, ei paranda reklaamid seda, nad võimendavad. Piraadinäitajad jälgivad liitnumbrit, mis tegelikult loevad. Hankimine, nad leiavad sind mõõdetud haardega. Aktiveerimine, nende esimene hea kogemus, näiteks broneeritud kõne. Hoidmine, nad tulevad tagasi korduvate klientidena. Tulu nad maksavad hästi, mõõdetud keskmise projekti väärtusega. Ja soovitus, nad toovad teisi. Vali igale etapile üks aus number ja jälgi trendi. Kontakti võtmine täidab lühiajaliselt linki su töövoos. Hästi tehtuna on see professionaalne, halvasti tehtuna müra. Kasuta IT-raamistikku. Tähelepanu sissejuhatus, mis on sellele adressaadile spetsiifiline. Huvi 1 rida, mis näitab, et mõistad tema probleemi. Soov 1 rida asjakohast sotsiaalset tõestust. Tegevus 1 lihtne, väikese takistusega samm, saada 5, mitte 50. Soovitatud kliendid saabuvad eelmiduna ja eelusaldavana. Soovitussüsteem on su odavaim turundus. Esiteks ületa ootused, soovitused sünnivad vaimustusest, mitte rahulolust. Teiseks küsi tipphetkel, päev-paar pärast üleandmist. Kolmandaks tee see lihtsaks, ütle neile täpselt, keda soovitada. Neljandaks täna soovitajat alati isiklikult. Terve äri saab 40–60% tööst just nii. Kui soovid rohkem tulu, on sul täpselt 4 käiku. Turu läbitungimine, müü rohkem sellest, mida teed, neile, keda saavutad. See on madalaima riskiga, seega alusta siit. Turu arendamine, sama töö uuele sihtrühmale. Toote arendamine, uus pakkumine su olemasolevatele klientidele. Ja mitmekesistamine, uus pakkumine ja uus turg, kõrgeim risk. Liigu väljapoole alles siis, kui turvalisemad ruudud toimivad. Pane see kokku 90-päevases turundusplaanis. Esimene kuu on vundament, paranda veebileht oma positsioneerimise järgi. Vali oma platvormid, valmista 4 nädalat sisu ette, alusta nimekirja. Teine kuu on aktiveerimine, käivita kalender ja avalda juhtumiuuring. Saada 15 isiku pärast kontaktsõnumit ja küsi tsitaate. 3. kuu on optimeerimine, vaata analüütikat ja panusta võitjatele. Kui 3. kuuks midagi ei parane, on probleem positsioneerimises, mitte teostuses. Nüüd koosta oma sisukalender. Esiteks kaardista oma viimased 12 postitust lehtri 3 etapi järgi. Vaata, kus on tasakaalustamatus. Seejärel kirjuta 3 sisuideed iga etapi kohta. Iga puhul märgi kliendi küsimus, millele see vastab. Koosta 4-nädalane kalender, mille suudad tegelikult lõpetada. Ja võta 1 sisutükk ning taaskasuta seda 5 viisil. Palju õnne, oled läbinud teise mooduli. Esimeses õppetunnis ehitasid brändi ja selge positsiooni. Määratlesid oma niši ja oma loo. Teises õppetunnis kaardistasid turunduslehtri. Ehitasid sisu, otsingu, e-posti ja 90-päevase plaani. Sul on nüüd strateegia, et jõuda õigete klientideni. Mine ja kasuta seda. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Turundus loovettevõtjatele, aitäh, et õpid koos meiega.